teiste tehtud GPT-d, räägime nendest natukene. Mis nendes põnevat on? Et täitsa suvaliselt praegu võetan kedagi peale juhuslikult. Vaatame nüüd. Üks põnev asi on niisugune. Toimingud. Toob välja või teeb toimingud väljaspool ChatGPT-d. Et kui mingi GPT peal on niisugune võimalus olemas, ta teeb midagi edasi jõudnud asja, mida ma sulle siin ei näidanud eelmise osas sellega seoses. Midagi vaata rääksin, aga ma ei näidanud, kuidas seda teha, sest see ei ole väga algasõbralik. Sest sa pead päriselt mingit teist teenust siduma ChatGPT-ga, näiteks PDF on üldsegi selle saidi oma siin My AI Drive, ja ta on oma saiti sidunud selle GPT-ga siin, et inimene põhimõtteliselt alustab temaga vestlust, küsib midagi siin, näed, siin on mingid valmis küsimused antud, tegevused, ja see läheb kohe tema saidile edasi. Näiteks, mis siin on siis, et kõik sinu mingid vestlused siin, mis sa räägid, saad salvestada oma GPT jutte, PDF-e, mingid tasulised teenused ka. Põhimõtteliselt siin on ChatGPT pluss nende teenus kokku seotud, sellepärast ongi võimsam. Aga siin on ka sellised, millel ei ole seda toimingu asja, näiteks panen mingi logogeneraator. Siin ei ole toimingut, nii et järelikult ta on teinud seda, nagu ma sulle näitasin enne, kuidas neid teha, neid tegelasi. Selles mõttes midagi väga erakordset seal ei ole, lihtsalt mingi uhke võimas käsklus, võib-olla mingid failid teadmiseks ja Dali ka, teeb pilte, võib-olla sirv ka kuskil ja palun. No see koodi tõlgendab, ma ei tea, miks see. Aga mis nende GPT-ga veel on väga üks huvitav asi, mida saad teha? Aga selleks sa pead nüüd millegagi suhtlema, et ta tuleks sulle siia nende juurde. Sest näiteks nüüd, mis ma teen täitsa uue chati, selle chat GPT kui juba, ma ei ole enam nende GPT-ga. Et tuletame, sa lihtsalt tahad midagi suhelda, okei, aga nüüd mis sa teed? Sa paned selle äti siia ja nägid, mis see tegi praegu. Minu kõik GPT-d on nüüd siin. Et põhimõtteliselt ma saan nüüd kutsuda mingid GPT-d siia vestluse sisse ja ma saan seda teha ka nii, et ma kutsun neid kõiki siia. Et näiteks mul on vaja mingit blogi vajutada peale. Ja nüüd ma kirjutan temale, mida ma tahan. Okei, kirjutan ära, väga tore, ja mis ma siis saan teha, et okei, oletame, et tema see artikkel nüüd siin, ja siis näiteks äkki ma nüüd tahan mingit, no mul ei ole siin praegu mingit, mida ma tahaks näidata just siin kontekstis, aga oletame, et see tegelane oskab hästi häid pilte teha, on ju, blogi jaoks. Oletame, et ma siis kutsun ka tema siia ja siis ütlen tema, et okei, tee mulle X pilt, nüüd mis iganes artikli ma siia kirjutasin blogi, aga ta teeb mulle siis kohe. Et põhimõtteliselt sa ei pea siis ükshaaval nendega siin eraldi suhtlema, vaid sa saad nüüd kutsuda ühe vestluse sisse. Ja selleks saada säästad õudselt oma aega, sest vaata, sul on GPT-d, kelle siis on juba mingid teadmised ja sa teed ühte konkreetset ülesannet siin ja sa vajaksid mitme agendi abi. Ja siis sul on need tehtud siin agendid, kui sa oled teist omi kasutanud, või ise teinud, pole vahet, ja sa kutsud neid ühe vestluse sisse lihtsalt. Ütled mingid ülesannet ja ta on sul siin ja ta teeb seda kohe sulle. See ei pea tegema ühte asja siin, siis lähed kuskile mujal GPT sisse, ütled talle, mis vaja nüüd teha, kujutad ette küll, okei. Oletame, et sa vaatad neid siin, äkki sa ei leia, mis sinul on vaja, siis mis sa saad teha? Otsing ja näiteks SEO. Tahad seda? Okei, kirjutad seda siia, palun, kui palju siin nüüd tuli. Saad SEO optimeerida artikleid, SEO mingi konkurendi analüüsi teha, märksõna analüüsi, e-kommertsi jaoks, isegi Yoast SEO on siin, WordPressi plugin. Saad kõiki läbi katsetada, vaadata, kas ta lahendab sinu probleemi. Ja kui sulle meeldib ta, vaata, kui sa suhtled temaga, tuleb automaatselt sulle nüüd siia, et ta on sul olemas. Ja selles mõttes sa leiad siin kõiki. Kõik on juba teinud mingisuguseid valmis GPT-sid, et sa ei ise tegelikult väga nullist tegema, kui sa ei taha. Aga muidugi miinus on, et kui sa kasutad teist omi. Vaata, need ei ole sinu omad, need ei ole sinu kontrolli all. Ta otsustab seda kinni panna või ma ei tea, miks, mida. Sul enam pole teda lihtsalt. Ja sa ei saa tema seda sisu ka vaadata tegelikult, et mis toiming tal on, mis käsklused tal on, mis ta on nendele midagi seletanud. Sa ei saa seda vaadata, need on kõik privaatsed. Aga vaata, üks oluline asi, mis ma sulle veel ütlen selle toimingu juures, et kui sa tõesti suhtled kellegagi, kellel on see toimingu asi, vaadata siia, privaatsusseadet, sa võiksid tegelikult lugeda nende neid. Nii, miks see nii tööta? See küll ei ole väga hea. Tema privaatsuspoliitika ei tööta. Täna on siin ka. Okei.
igatahes sa peaksid vaatama neid privaatsuspoliitikuid, sest sa ei tea, kellele sa oma andmed annad siin. Selles mõttes. Aga nagu näed, sa saad igasuguse ülesande jaoks leida midagi. No vaatame, kas Google Adsiga on midagi. On ikka. Kui palju siin on. Umbane lisad ads, mingid reklaamid. Annab midagi. Ei anna. Meta annab ikka. Siin juba vähem vestluseid, kui on nii vähe, siis ta võib-olla, no sa võid proovida, aga ta lihtsalt ei pruugi nii hea olla. Aga kuna siin on nii õudselt neid, siis ma vaatan, ma ei saagi sulle nüüd siin kõiki neid näidata. Sind ei pruugi neid kõnetada, aga muidugi, kui sulle pakub see teema siin huvi, võib mulle märku anda, vaata, ma saan tegelikult ju põhjalikumalt siin seletada nendest, et selles mõttes pole hullu.